Tere Kristo, tere Artur. Täna räägime sellest, et miks ma varem Pandoras töötades ei pidanud mõtlema selle peale, et kuidas andmed on mudeldatud. See põhjus oli see, et Artur tegi ja siis ma teadsin, et kõik on hästi ja see, mida ta tegi, selle nimi oli Curated Dataset ja nüüd mul jõudis kohale, et ma tean, kuidas see hea tulemus välja näeb. Aga kust see tuleb ja mis see on täpsemalt ja kuidas seda saavutatakse nii organisatsiooniliselt ja läbi DBT. Räägime sellest täna. Tere tulemast, Artur. Tervist! Aitäh muidugi nende kiidusõnade eest ja tore, et see sulle niimoodi välja paistab. Mina, kes ise ütleme, on siis selles andmemudeldamises sees olnud, muidugi näen miljon kohta, kust võiks paremini teha, aga ütleme niimoodi, et siis on vähemalt tulevikuks ka, mida veel teha ja kust mida teist parandada. Aga jaa, nagu sa mainisid, curated data sets, et mis need on? Mingil määral curated juba vihjab, et millega võiks tegu olla. Et kui vaadata korraga, ütleme siin siis seletavasse sõnaraamatusse, et see on ka nagu ravima või järele aitama või midagi sellise tähendusega, et ka nagu siis curated datasetid on sellised, ütleme siis andmekogud, millele me kogu selles suures andmemudelis väheke rohkem tähelepanu pöörame. Ja seda siis mitmes tähenduses, et need on andmekogud, nimetame siis seda näiteks mingisuguseks tabeliks, mille me oleme ka ülejäänud ettevõttele siis välja reklaaminud, et kui te tahate näiteks, Pandoras siis näiteks laenude kohta mingisugust infot, siis minge kõigepealt vaadake sinna tabelisse. Et eesmärk on, ütleme, sellise andmekoguga aidata siis leida vastused näiteks 80% küsimustest. Et absoluutselt kõiki küsimusi muidugi ei ole võimalik nende abil siis vastata, aga siis tullakse küsima juba meilt, kuule, et me ei leia sealt vastust, et siis aitab meid. Aga ikkagi et siis minnakse sellesse näiteks tabelisse, vaadatakse, et kas ma saan sealt oma küsimusele vastuse. Nende tabelite puhul on oluline ka see, et nad on paremini siis testitud, ehk siis üks tööriist, mida me näiteks kasutame siis oma andmete mudeldamiseks, on DBT, Data Build Tool. Seal on väga lihtne testida siis neid tabeleid, et kontrollida, et kas mingisuguses veerus on mingid väärtused või et siis kas mingisugused anomaalsed väärtused on näiteks tekkinud või et kas on kuhugi mingisugused tühjad väärtused tekkinud, mida ei tohiks tekkida ja nii edasi muidugi. Ühesõnaga me tagame siis kõrgema kvaliteedi, ütleme, sellele andmekogule ja me reklaamime välja ka, et te võite neid siis andmeid rohkem usaldada, et kui minna kuhugi siis näiteks algallikast küsima nende laenude kohta, et neid andmeid oleme me muidugi ka rikastanud erinevate siis dimensioonidega veel lisaks. Ja selle läbi siis ei peagi inimesed võib-olla näiteks nii palju muid mingisuguseid tabeleid juurde joinima üldse, et kõik on jällegi selles ühes tabelis mingil määral olemas ja lisaks veel, et ütleme, kõik veerud on meil siis dokumenteeritud, et Databricksis on võimalik igale veerule nii-öelda see description või siis kommentaar panna. Samamoodi on meil mingisugused, ütleme siis, sellised poolautomaatsed mehhanismid välja mõeldud, et kuidas me samamoodi võtame Databricksis selle metadata ja publitseerime ka Confluence'is, et ei peaks käsitööd tegema nii palju ja et siis need inimesed, kes jällegi kasutavad näiteks siis Wikit rohkem, et lähevad hoopis, otsivad sealt, et mida neil vaja on, et et kui meil on laen, et siis mida ma selle kohta sellest tabelist saan. Ja veel lisaks, tänapäeval on igasugused AI-d ja chatbotid, sellised aktuaalsed teemad, siis Databricksil on enda Genie ka, et näiteks siis sellise curated dataseti otsa saab ka natuke rohkem infot sisendina Genie'le anda ja seeläbi
siis rohkem sellist iseteenindust pakkuda inimestele, et kes võib-olla on siis harjunud rohkem näiteks küsima siis midagi selle asemel, et näiteks ise siis selektima minna päringu kaudu. See kõlab nagu, eriti tänapäeval just, et sa siis võtad andmebaasi ja siis sa võtad selle andmebaasi nagu admin kasutaja, siis annad mingile AI tööriistale ette ja siis AI tööriist kõigepealt küsib sult nagu 1000 raha ja siis teeb kogu töö ära ja siis on nagu hästi. Et reaalsuses see protsess on pisut keerukam olnud, kui ma õigesti mäletan, et võib-olla alustame sellest, et miks selline lähenemine? Et me oleme siin andmete mudeldamisest rääkinud, aga andmete mudeldamine on ka mingi spetsiifilise eesmärgiga, et kui te seda tegema hakkasite, siis kas seal oli teadlik valik, et te lähenete seda viisi ja ei tee, ma ei tea, data vault'i või midagi muud taolist? Kuidas see nagu alguse sai? Hea küsimus, aitäh. Enne kui ma nüüd siia siis tulin, siis ma mõtlesin, et ma vaatan mõne teie eelmise jutuajamise ka üle, just rääkisite hiljuti andmemudeldamisest ka. Ja et minna natuke rohkem sinna siis algusesse tagasi, peaks umbes 3 aastat tagasi kerima. Et see on see hetk, kui ma ka nagu Bondoraga ühinesin ja siis ka tegelikult enne seda ma nagu DBT-st väga ei teadnud midagi. Et anti siuke tööriist kätte, et uuri, õpi ja siis ütleme nüüd 3 ja natuke rohkem aastaga olen saanud nagu selliseks eksperdiks vist sellega. Aga sel hetkel ka me siis mõtlesime, et okei, et missugust siis andmemudeldamise metodoloogiat nagu kasutama hakata. Ja sel hetkel anti tegelikult meile ka kätte see tore Kimbali paks raamat, täitsa raamatu kujul, kuigi PDF on mul ka olemas, märksa lihtsam otsida sealt vajadusel asju, aga ühesõnaga mõte oli, et okei, et proovime siis dimensionaalset mudeldamist. Ja alguses ka, ütleme, koos DBT-ga hakkasime siis, ütleme nii, et see hübriid, ütleme, et sellest nii-öelda DBT soovitatud lähenemisest, et meil on DBT ise soovitab, et on nii-öelda see staging layer, on siis nagu intermediate layer ja siis on nagu see marts layer või kiht. Ja eks koos sellega me siis ka nagu üritasime jõuda sinnamaani, et meil on siis selles marts või siis ütleme, kuldses kihis võiks öelda, kuigi tänapäeval ma ei arva, et meil see nii-öelda martskiht puhas kuldkiht on, et see on pigem nagu segu silver ja gold layer'ist. Kui nagu rääkida medali arhitektuurist jällegi siia kõrval, aga jah, et siis alustasime ka ikkagi nagu sellise dimensionaalse mudeldamisega. Alguses on alati nagu lihtne, et sul on ikkagi siuke enam-vähem puhas leht. Palju soove alguses ei ole ka, ja tabelid ei ole meeletult suured veel ja andmeallikaid võib-olla ei ole ka nii palju, aga kui ettevõte areneb, ütleme nii, et siseneb uutele turgudele, arendajad kogu aeg võtavad mingisugused uusi baase kasutusele omakorda, migreerivad veel, ütleme, andmeid ühest baasist teise ja siis neid andmeid tuleb aina juurde ja siis erinevatest allikatest ka veel. Ehk siis jällegi tulles tagasi natuke, et jah, et alguses üritasime teha sellist dimensionaalset mudeldamist. Kenasti nimetame omaga tabeleid siiamaani, ütleme siis DIM või faktitabeliteks, aga päriselus on olukord see, et pigem nagu sellist nii-öelda, ütleme, tähtskeemat ei ole meil nagu päris välja kujunenud ja mingi hetk otsustasime ka, et selline one big table siis lähenemine, mis tegelikult ütleme siis meil on seoses nende curated datasetidega tundub nagu loogilisem ja miks on nüüd ka see, et ühelt poolt tuleneb see nii-öelda sellest andmeplatvormist endast, Databricksi puhul et kui meil on mingisugused
tabelid, mida peab hakkama no ütleme selles kihis, ütleme, kus need siis erinevate tabelite vahelised seosed ütleme skeema puhul mudeldatud on, joinima, siis see võtab aega ju tegelikult. Et ütleme, et meil on Looker, kus ütleme, need andmed on mudeldatud, et seal on see explorimise kiht, või LookML, ja kui nüüd ütleme, keegi kasutaja Lookeris nüüd vajutab, et kuule, anna mulle mingi kõige värskem info selle aruande kohta, kui see on niisugune väheke keerulisem aruanne, siis ta peab ootama, aga kellelegi ju tegelikult ei meeldi oodata. Ja siis ongi, et ühelt poolt tundus loogilisem, et me teeme siis sellise suure laia tabeli, kus meil on juba eelnevalt ette ära joinitud võimalikult palju infot. Et esiteks jõudluse mõttes tundub see kasulik masinõppe jaoks. Nemad ju armastavad ka pigem selliseid tabeleid, kus on kõik ühest koos erinevad atribuudid, dimensioonid, mida kasutada sisendina oma masinõppeks. Ja samamoodi ka tegelikult kasutaja jaoks, et kui ma ei pea joinima, siis on ju jube hea, et kas see joinimine, ütleme, toimub siis mingisuguses BI tööriistas seal taustal, kus on need suhted tabelite vahel ära kirjeldatud, fakti ja dimensiooni tabelite vahel, või ütleme kas või päringus endas, et meil ju tegelikult on väga palju kasutajaid sellised, kes lähevad otse, teevad mingisuguse SQL editori lahti ja küsivad tabelist andmeid. Nii et jah, et see on see üks põhjus, miks siis pigem niimoodi mõtlesime, et võiks läheneda. Kas sellega kaasnes paralleelselt kohe ka see business glossary? Ma isegi ei tea, kuidas seda ärisõnastik või? Ütleme, et ärisõnastik või jah. No tegelikult ütleme, meil on kindel definitsioon enda jaoks ka välja mõeldud curated dataseti jaoks. Et tegelikult meil ju Marts kihis on väga palju muid faktitabeleid ka, on need samused curated datasetid, mis on omakorda sisendina kasutatud veel mingisuguste järgmiste transformatsioonide jaoks, mille peale siis omakorda veel ehitatakse mingisugused, ütleme, raportid. Aga curated dataseti definitsioon meie mõistes on see, et jah, et temaga peab kaasnema mingisugune glossari, et ikkagi kõik veerud, mis selles tabelis on, et nad on selgelt ära dokumenteeritud, et inimene saab minna ja vaadata, et ahah, et okei, et see on veeru nimi, sisu on selline, väga hea. Kuidas reaalsuses oli, et ma mäletan, et seal oli see plaan, et teeme neid curated dataseti ja selleni, et kuni see välja hüüti, et nüüd on vaadake, et nüüd tundub olemas olema. See oli kuudes mõõdetav aeg. Jaa, absoluutselt. Ütleme niimoodi, et see oli isegi rohkem kui kuu. Ma arvan, et me algselt alustasime selle esimese curated datasetiga millalgi, see võis olla üle-eelmise aastaki sügisel või niimoodi kevadeks, siis enam-vähem hõikasime välja, et okei, meil on nüüd olemas. Esimesega läheb ikkagi rohkem aega ka. Et ka korralikult läbi mõelda. Aga sellega kaasnes äripoolega suhtlust ka päris palju, et absoluutselt. Kuna tegemist on finantsasutusega ja seal on mingid juriidilised seosed ka sellega, et millisel timestampi ajal siis täpselt see lepingu algust loetakse, et see oli osa sellest protsessist, eks? Ja, tegelikult on jah niimoodi, et ei ole niimoodi, et meie nüüd ütleme üksi siin siis oma andmemeeskonnas mõtlesime välja, et et me võiks nüüd siukse curated datasetiga välja tulla, vaid tegelikult on vastas ka äriline siis pool, kes siis annab sisendi meile, et mis nende jaoks on vajalik, et oleks selles andmekogus ka. Ja tegelikult on ka meie definitsiooni järgi siis igal sellisel curated datasetil äripoole peal ka omanik olemas, et on andmemeeskonnas see ekspert, ütleme, kes siis realiseerib ärivajadusi, et transformeerib andmeid kuidagi, paneb midagi uut juurde, parandab midagi.
aga nagu sisend tuleb ka nagu äri poole pealt, et missugune see curated dataset võiks olla tegelikult. Sest jällegi, et seda curated dataseti kasutatakse sisendina jällegi nende jaoks aruandluse tegemiseks või analüütika tegemiseks. Palju teil praeguseks on nii-öelda neid curated datasette? Nii, ma pean korraks läbi mõtlema. Nii, meil on sellised, mis on väga tugevalt kasutatud, on kuskil 4-5. Neid ei ole väga palju. Meil on küll plaan ka paigas, et missugused need järgmised datasetid on, mida me hakkame ehitama. Aga praegu on jah kuskil 4-5, et ei ole väga suur. Et meil on jah, ütleme siin paar valdkonda, et kui Bondoral on nagu 2 nagu äri poolt, et on nagu see investorite investeerimise pool ja on siis ka laenu andmise pool, et siis ongi, et mõlemalt poolt natuke nagu on neid. Aga kas see andmemudeldamise poolelt, kas see põhimõtteliselt curated dataset on natukene, see on nagu see one big table, aga sinna on juurde lisatud siis ärisõnastik või kas seal on nagu midagi veel, et mis hetkest, mis see täpne nii-öelda eristuspunkt on? Ainuüksi see, et tal ütleme ärisõnastik juures on, ei defineeri teda kohe jah, kui curated dataseti, et pigem selle taga on jah nagu protsess, et missuguseid ütleme andmekogusid meil üldse äri jaoks vajalik, et oleks olemas, et oleks vajalik. Ehk siis ütleme, et meil on nagu laenutaotluste, klientide kohta, investorite kohta, ehk siis sellised suured tükid, mida saab siis ka nagu hakata omavahel kuidagi, ütleme siis ühendama, sobitama. Aga kõigepealt oleme ära kaardistanud, et missugused need vajadused on, ja teiselt poolt jah, on siis, et äriga lepime kokku, et missugused andmeid meil vaja on, mis on nende siis veergude definitsioonid, et seal on see, et mida see aeg näitab näiteks selles veerus või et mis on selle dimensiooni mingi äriline definitsioon või ärireegel selle taga, et kuidas ütleme, me oleme jõudnud nende väärtusteni selles veerus. Ja lõpuks on ka see, et siis äri poole pealt toimub selline siis review või ülevaatuse periood ka, et kus äri kasutab, vaatab, annab tagasisidet, et kas kõik on nagu nende soovide, et kas me oleme kõigi nende soove arvestanud või on midagi puudu veel, paneme veel midagi juurde järgmises skoobis loodetavasti. Ja siis lõpuks nii-öelda on siuke, ütleme, et allkiri on, et okei, et nüüd on see piisavalt hea kvaliteediga, et tavai, et ütleme, et see ongi nüüd meie siis curated dataset. Aga lõppkokkuvõttes on see, et okei, et me oleme siis mingisugune käputäis andmekogudele öelnud, et nemad on meie mõistes siis kureeritud, siis see tähendab, et kui ütleme midagi on, et keegi avastab, et okei, et siin on midagi nagu anomaalne veidi selles veerus, et siis me ka prioritiseerime oma töös tegevusi nende andmesettide peale. Versus, mis iganes on, et kuna see on siuke ikkagi ettevõtte üleselt kasutatav andmekogu, väga erinevate aruannete, analüüside, ad hoc päringute ja kõige muu jaoks on, et siis mis iganes nagu kvaliteedivead sealt välja tulevad, siis nendega tegelemine on nagu prioriteet ikkagi. Mis vormis nii-öelda äripoolega kokkuleppimine käib, et kas see eeldab, et äripool oskab SQL-i kirjutada või ma saan aru, et see on nagu tulp tulba haaval või nagu väli välja haaval on üle käidud, et see tähendab täpselt spetsiifiliselt seda asja, mis tuleb sealt süsteemist. Jah, niimoodi. Ütleme selleks, et äripool oskaks muidugi adekvaatselt hinnata, et okei, et kas kõik vastab nüüd nende soovidele ja nõuetele, siis eks mingil määral eeldab see küll, et nad ka oskavad ikkagi neid andmeid kasutada, aga siin ongi jällegi see küsimus, et kas nad peavad SQL-i teadma ja peavad oskama, ma ei tea, et kas nad hakkavad kõike 100 veergu kontrollima vaevalt, on. Aga see ongi jällegi see, et
et erinevad inimesed erineval ajal kontrollivad ikkagi üle, või siis on neil mingisugune tööjaotus vähemalt, et okei, et tiimis on et keegi võtab need 10 veergu, keegi teine võtab need järgmised 10 veergu, kontrollivad üle, et aga see ongi see, et jällegi, et kuidas on, et kas otse SQL-i kasutades, miks mitte, aga samas jällegi on tööriistu, mille abil on võimalik ju tegelikult nii-öelda siis data exploration'it ikkagi teha ka. Kui palju see analüütikult või siis analytics engineerilt seda domeeni teadmist nõuab? No tegelikult nõuab küll ikkagi. Et kindlasti on nagu lihtsam, kui sa saad domeenist aru, finantsist või millestki taolisest. Aga ütleme, et sa oled DBT-kunn ja lähed, ütleme, tuled Omnivasse ja ei ole logistikaga kunagi varem kokku puutunud ja hakkad nullist aru saama, et mis asi on shipment või mis on pakk ja mis on kuller, et siis see on ikkagi nagu tükk maad keerulisem, et see võtab aega, et sisse elada. Ja ongi, et see suhtes, et jällegi, et siia, kus me praegu oleme, et siia jõudmine on ikkagi olnud siuke teekond, et ka ikkagi selle 3 aasta jooksul õppinud, et me ei alustanud ju kohe nullist mingi curated datasetiga, vaid pigem on see, et mingi hetk nagu mõistsime, et äkki oleks mõistlik nüüd teha, et meil on nii palju andmeid, nii palju erinevaid faktimudeleid tekkinud, et me peame natuke nende vahel ka hakkama siis eristama, et mis on nagu olulisem ja mis on veidi vähem olulisem võib-olla. Ja samamoodi ka, et kui ma peaks nagu esimesel päeval hakkama curated dataseti ehitama, et isegi kui me ütleme, tean DBT-d, siis ma ju ei tea kõikide nende definitsioonide seda ärikonteksti, et miks ta niimoodi on, või siis ka ütleme äriprotsess, et samamoodi on, et ütleme, me jälgime näiteks kliendi teekonda läbi laenutaotluse, et kui palju mingis sammus aega läks, et siis aru saada, et okei, et kas seal on midagi ebaselget kliendi jaoks, kas me peame natuke optimeerima, parandama, midagi selgemaks tegema. Aga ütleme, ongi, et okei, kui me siis parandame midagi, siis see tähendab nüüd juba, et kogu see protsess natuke muutus, mis tähendab ka, et selle andmed taga võisid natuke muutuda. Ja jällegi, et selline teadmine tekib ainult sellega, kui sa oled juba mõnda aega ikkagi nagu ettevõttes olnud ja oled kursis, ütleme siis arendustega ka. Et seega, kui esimesel päeval vaatad andmetele otsa, siis on see, et aga see ei tundu üldse loogiline, aga tegelikult oli seal mingisugune loogiline põhjus. Või jällegi, et mingi hetk lihtsalt see äriprotsess muutus ja sellega seoses muutusid ka andmed. Muidugi see jällegi tekitab väljakutseid andmeanalüütikutele ja siis andmeanalüütika arendajatele, nagu Silja kenasti mainis, et võiks meid nimetada. Sest curated datasetist on eesmärk see, et andmed oleks nagu võimalikult nagu standardsed ja me tahame nagu nende abil ka ikkagi näiteks nagu kogu pikk ajalugu näha ja muidugi see jällegi tähendab, et kui me näiteks siseneme mingisugusele uuele turule, meil on seal taga näiteks uus arhitektuur ja siis me peame nüüd välja mõtlema, et okei, kuidas me nüüd need klotsid kokku paneme selleks, et siis lõppkasutaja saaks üldse siis nagu sellest ühest one big table'ist või sellest curated datasetist ikkagi kõik oma need andmed kätte. Su jutust jäi mulje, et see oli ikkagi suht selline konkreetne pudelikael, et andmeid oli nagu väga palju ja sarnaseid andmeid oli väga palju ja siis see analüütika läks segaseks. Et see tundub nagu ilmselge pudelikael, et nüüd on vaja mudeldada. Aga samas see teiselt poolt, et seda nagu liiga vara ei ole mõtet alustada. Et kui sa startupiga otsid nagu seda product market fit'i, et siis pigem on liiga vara. Ma arvan küll, jah. Et alguses ei ole ka võib-olla neid andmeid nii palju üldse. Jah. Et kuidas seda, ma oletan, et sul on mingisugune tunnetus tekkinud, et kuidas seda ära tunda, et nüüd oleks
nüüd oleks hea aeg hakata nii-öelda mudelit ehitama või curated dataset'i ehitama, et mis see pudelikael peab olema, et selleks lähenemiseks oleks õige aeg. Sellele küsimusele otseselt nagu väga hästi vastata ei oska, sest kui ma 3 aastat tagasi saabusin, oli juba olukord selline, et tegelikult on vaja hakata mudeldama, et ma ei pidanud ise välja mõtlema, et okei, kas on see hetk nüüd käes, kus peab hakkama andmeid mudeldama, vaid pigem oli see, et okei, sa oled siin, et hakata nüüd andmeid mudeldama. Ja jällegi, et milleks üldse hakata mudeldama andmeid, et tegelikult oli olukord tol hetkel see, et kus nagu sellist andmetiimi veel ei olnud meil väga hästi või oli küll, et meil analüütikuid ja ettevõttes oli, aga sellist ühest nagu andmeladu, mida just kasutada just analüütikaks ja aruandluseks väga nagu ei eksisteerinud. Seega jällegi oli puhas leht, et saab hakata mõtlema, et kuidas teha. Ja kogu selle eesmärki on tegelikult see, et tagada nii-öelda tõde, et source of truth. Et üle ettevõtte meil oleks ikkagi üks nii-öelda, ütleme, andmetabel näiteks, mis on näiteks meie erinevate siis firma eesmärkide või mõõdikute või valdkonna eesmärkide või meeskonna eesmärkide mõõtmisel see tõde. Või samamoodi, et kui inimesed tahavad teada laenude või laenutaotluste kohta infot, et siis nad lähevad sinna. Ja ka see, et kui meil on mingisugused kohad, kus me just rakendame andmetele mingid ärireegleid ka, et üks asi on see, et missugused nad tulevad sealt algallikast või algandmetest välja, aga just siis ütleme niimoodi, et me mõõdame mingisugust, ütleme, mõõdikut just konkreetse definitsiooni järgi. Ja kui nüüd ütleme sama mõõdikut või sarnast, ütleme, või sama mõõdikut tahavad mõõta või rakendada mitu erinevat näiteks meeskonda, et siis nad kõik kasutavad sama definitsiooni. Et see on nagu see ka, miks on siis vaja hakata niimoodi andmeid, ütleme, koondama või mudeldama ka ju tegelikult. Ja enne seda oli olukord, et igaüks tegi võib-olla natuke omamoodi. Ja siis lõpuks on ikkagi see, et tullakse jällegi andmetiimi juurde, et kuule, aga miks mul on selline number ja mitte see teine number ju. Ja jällegi, et siia nüüd välja jõuda, et eks meil on ka see protsess olnud pigem selline samm-sammuline areng, et ka kogu see DBT projekti, ütleme ka need curated datasetid on, nad on ikkagi ajas edasi arenevad tabelid meil, et ei ole niimoodi, et nad lähevad lukku nüüd ja nii ongi, et nagu te ise ka mõtlesid või rääkisite, et tegelikult ei saa see asi kunagi valmis, et tööd on pidevalt. Aga kui palju siis jaotub selle osas, et nii-öelda need kureeritud andmestikud versus te teete muud andmemudeldamist taustal ikkagi edasi, et see andmeanalüütika inseneri töö Pandoras ei ole ainult kureeritud andmestikega tegelemine, vaid ka muu andmemudeldamine. Et kuidas see jaotub praeguses seisus üldse siis? Me ikkagi genereerime väga palju ka muid tabeleid siia kõrvale ja tegelikult Pandoras on meil üleüldse siuke nagu võiks öelda, et huvitav nagu ülesehitus, et et on meil analüütika insenerid, kes siis on nii-öelda need põhilised eksperdid, ütleme, andmete mudeldamisel, aga tegelikult on ka meil kogu see siis protsess üles ehitatud niimoodi, et tegelikult analüütikud ise saavad ka panustada. Et nad on meil välja õpetatud DBT-d kasutama kenasti ja tegelikult panustavad ka nagu väga, väga edukalt samamoodi. Ja tegelikult ka, ütleme, selle curated dataseti ehitamisel olid need kaasatud samamoodi. Kes konkreetselt oma siis valdkonnaga koostööd teevad. Ja ütleme niimoodi, et selliseid muid siis andmekogumeid
ehitame me ka päris palju ikkagi, mida me ei nimeta just curated datasetideks, et samamoodi muidugi neil on ka mingisugused andmetestid ikkagi peal on ja et me tahame ka ikkagi tagada, et mingi andmekvaliteet on, aga päris palju ka muud ikkagi, et kas on, ütleme, konkreetne näiteks tabel, mida on vaja ühe aruande jaoks, et noh, et DBT-s me kasutame ka näiteks RPT eesliitega mudeleid, ehk siis mis ongi ühe konkreetse aruande jaoks näiteks, või siis mingisuguseid muid, ütleme selliseid laiemaid natuke tabeleid, mida me veel võib-olla näiteks ei nimeta curated datasetiks, aga millest võib-olla mingi hetk siis võib areneda välja curated dataset ka. Kas nüüd sa oled teinud seda nii ajaliselt kui mahuliselt päris palju, et mitu curated dataseti ja pikka aega ja nagu muutuvas ärikontekstis ka, et kui sa peaks nagu nullist alustama, et mida sa teistmoodi teeks või kas sa teeks mingeid tegevusi, samu tegevusi, aga teises järjekorras näiteks, et mis sa selle käigus õppinud oled? Sa korraks kadusid mul ära. Et mis sa selle käigus õppinud oled, et kas sa mingeid asju üldse ei teeks või teeks mingeid tegevusi teises järjekorras? Ma arvan, et ma midagi väga otseselt ei muudaks, et oma praeguse kogemuse pealt võib-olla lihtsalt üritaks paremini tööd planeerida, sest eks ikka on selliseid olukordi olnud, et alguses alustad ühe mõttega ja siis poole pealt tuleb veel mingisuguseid asju juurde, et siis et see on see, et kas nagu ärilisel tellijal öelda, et nagu ei, teeme selle kõigepealt ära, võtame selle järgmise asja teises skoobis ette või siis alguses ka natuke äkki rohkem aega võtta, et paremini läbi planeerida mingeid tegevusi, aga ikkagi see on see, et sel hetkel kui me neid ehitasime, siis me ehitasime ikkagi parima teadmise järgi. Aga muidugi et kogu selle ajaga nüüd on seda kogemust nii palju juurde tulnud et mida ma nüüd teisiti teeks, võib-olla planeerimisel aga see eeldab juba kogemuse olemasolu. Jah, just, täpselt. Ja jällegi, et kui panna, ütleme, praeguste teadmistega mind, ütleme, 3 aastat tagasi, siis me ilmselt teeks väga palju asju teisiti. Õppimine on osa sellest olnud. Jah, just. Kas sa oskad pakkuda, et kuhu see lähenemine nagu ei sobiks? Me rääkisime, et startupis ei ole nagu mõtet seda teha, aga kas on veel mingeid kontekste, kus see ei toimi? Ma tean, et Bondoros arvutatakse asju 1 kord päevas, et see curated dataseti kogu selle kihi arvutamine iseenesest võtab aega, et seda ei saa kord tunnis teha, aga et kas seal on veel mingeid limitatsioone või on sul arvamusi selle kohta, et kuhu see võib-olla hästi ei istu? Üleüldse, et ma mõtlesin ka, et miks me kasutame seda lähenemist, mida me praegu kasutame, ehk siis one big table'ite näol või siis miks me tekitame näiteks nii palju faktitabeleid üleüldse. Et jällegi, et kuna meie jaoks on oluline, et andmeid saaks kiiresti kasutada, siis me üritame võimalikult palju preagregeerida ikkagi DBT-s ära juba, et me ei peaks näiteks Lookeris hakkama neid join enam tegema. Aga see nüüd väga palju sõltub muidugi sellest andmeplatvormi arhitektuurist, et võib-olla mõnes kohas on tõesti näiteks TaskScape'i kasutamine oluliselt mugavam, või kui on, ütleme, selline just andmeseoste mudeldamise või andmeseosed on väga hästi ära mudeldatud, ma ei tea tõesti, kas Lookeri Explorer kihis või selles LookML kihis või mingisuguses, ma ei tea, Power BI kihis või et võib-olla seal oleks ta nagu, kui on sihuke juba kiht olemas, et võib-olla siis ei pea nii palju nagu vaeva nägema näiteks selliste tabelitega, aga samas ma nagu korraga mõtlesin, et tegelikult meil on ka nagu sihuke väike migra sel aastal ju käsil, et Lookerist tahame vabaneda ja ainult tabloo jätta. Ja
see, et me nüüd oleme nii palju ikkagi DBT-s ette ära arvutanud, see mingil määral teeb ju migraamise just hoopis lihtsamaks meile. Et kuna meil andmed on nagu mingis one big table'is, siis okei, jah, muidugi kõik need aruanded, mis on ehitatud sellesse tööriista parasjagu, need peab siis selles uues tööriistas uuesti mingil kujul tegema, aga nagu vähemalt me ei pea siis nagu neid algandmeid enam kuidagi ringi mudeldama, vaid me võtame selle ühe suure tabeli ja kasutamegi seda siis uues tööriistas. Et pigem nagu niipidi on ja, aga jah. Ühesõnaga, sa kasutaks seda, kui just otseselt vastunäidustusi ei ole, et siis see pigem läheks seda teed. Pigem küll on ja kuigi jällegi teiselt poolt on nagu haldamise mõttes see ju tegelikult keerulisem. Mis sa sellega mõtled? Noh, jällegi on, et kuna me ühildame või joinime siis väga palju andmeid ühte tabelisse kokku, mis on meil nii lai kui ka võib väga pikk tegelikult olla, siis kui nüüd on vaja midagi muuta või juurde panna sinna, siis on see, et selle ühe näiteks dimensioonitabeli asemel, mis on, ütleme siis, väiksem tükike, selle muutmise asemel me peame kogu seda suurt tabelit nüüd kuidagi kas uuesti ringi arvutama. Noh, kuigi ütleme DBT-s on ja meil on suurem osa tabeleid, jah, et on ikkagi full, mitte incremental tabelid, vaid ongi, et iga päev käime kogu tabeli üle, kuna meil on algandmed kenasti kõik olemas. Aga võib-olla nagu tulevikus ei ole see enam nii mõistlik ja siis me peame hakkama incremental ehk siis tükkhaaval selliseid uuendusi rohkem kasutama. Aga kui nagu seal nüüd midagi muutub, siis sa pead kas kogu selle incremental full refresh'i uuesti tegema ja kui on palju andmeid, see võtab aega või siis kuidagi eraldi mudima selleks, et siis asjad töötaks. Ehk siis ongi see, et siin on oht, et kui on nagu suur siuke monoliitne tükk, siis seal muutuste tegemine on alati see, et midagi rohkem võib-olla tulevikus hoopis katki teha. Või et selle siis uuendamine on keerulisem kui selliste väikeste tükkide muutmine. Kuigi DBT-s on ikkagi ka see, et kogu data build tool'i nagu mõte ongi see, et sa saad ju teha selliseid väikeseid SQL tükke, mis on omavahel seotud ja me oleme ka ikkagi, ei ole niimoodi, et meil on ühes DBT failis 2000 rida koodi, vaid ikkagi samamoodi, et meil on väga palju sellist raskemat arvutust just selles intermediate kihis ehk siis vahekihis tehtud. Ja siis lõpuks me nagu paneme kokku, aga ometigi on ja, et ma ütleks, et see on siuke koht, mis võib väljakutseid esitada lihtsalt, et selle koha pealt siis ütleme, kui on ikkagi tähtskeem, kus on nagu faktid ja või erinevad, ütleme, faktitabelid ja seal ümber siis erinevad dimensioonid ja et võib-olla nagu just haldamise mõttes on lihtsam, aga lõpuks on, et kuidas see nüüd siis lõppkasutaja jaoks söödavaks teha jällegi on keerulisem. Seal ilmselt sõltub ka sellest, et millise ühiku sa valid selle curated dataseti jaoks. Et kas, et sul on vaja selline kuldne kesktee valida, et liiga väikest tükki ei ole mõtet, et seda mahtu on liiga palju, aga nii-öelda sa võib-olla ei taha ka, öelda, nii et kliendi tase tundub nagu mõistlik tase ja võib-olla nagu mingi kliendi kõige põhilisema tegevuse tase tundub ka mõistlik, aga see tasub õigesti valida ilmselt. Jah, absoluutselt on, et meil on tõesti sellised tabelid, ütleme, kus on näiteks ühe laenu kohta üks kirje, mis peegeldab siis hetkeseisu selle laenu kohta, et kas ta on, ütleme, mingisugune lõppenud või hetkel siis aktiivne laen, aga tegelikult on meil ka siis selliseid andmesette, kus on iga päeva kohta mingisugused arvutused. Vaikselt vist hakkame otsi kokku tõmbama. Ma küsiks ühte sihukest asja, et kas, Artur, kas on mingisuguseid häid kohti, mis sa soovitaks, et kust lugeda rohkem nende kureeritud andmestike kohta, kas on mingisugust sellist materjali? Täpselt sama küsimus.
see on väga hea küsimus. Või sa kirjutad raamatut parasjagu? ei, ei kirjuta, veel mitte, aga mõte. Ma ei oska tegelikult sellist head allikat konkreetselt nagu pakkuda, et nii-öelda, et ise siin tänaseks natuke ette valmistuda, siis tegelikult ma lihtsalt vaatasin Google'ist ka natuke, et mida on erinevad inimesed kirjutanud curated datasetide kohta, aga sellist nagu konkreetset üht nagu allikat, mida ma nagu koheselt niimoodi soovitada julgeks, ei oska pakkuda. Okei, aga et kui guugeldada, et siis enam-vähem leiab sellise sarnase definitsiooni üles, et saab. Ja, leiab küll, et on arutelu selle kohta olnud küll ikkagi. Selge, tänud. Ja, tänud teile ka, et kutsusite. Aitäh, Artur. Tšau. Tšau. Tšau.